Täna heidame pilgu minevikku ja ma loeksin ette mõned tsitaadid niimoodi nostalgia mõttes, et tuletada meelde, millest me täna räägime. Karvased vitupead, muhk suurem kui Mardo munn, kuradi neandertaalraisk. No ilmselt legendaarsed filmitsitaadid tulevad paljudele tuttavad ette filmist Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11. osas ja täna istub stuudios selle filmi stsenarist ja režissöör Rasmus Merivoo. Tervist! Rasmus, üsna jupp aega on sellest filmist möödas, aga mis sind ajendas sellist teost tegema? Vajadus teha filmi eelkõige. Ma olen monteerija, mitte režissöör. Seega ma ei tea, kust ma seda lugu alustama peaksin või kas ma üldse peaksin seda alustama. Ometiga ma tunnen, et ma tean Tulnuka filmi kohta kuidagi veidralt palju ja mul on selline soov või võiks öelda, et isegi tung seda teistega jagada. Näiteks 8 aasta tagused vestlused režissööriga, Valdis meie popkultuuris, mina kehastumas lihtseveks ja mida kõike veel. Minu jaoks on kuidagi nii palju põnevat juhtunud kellegi kooli lõputööga, et ma pean selle endast välja saama. Rääkida on palju ja ma loodan, et video vältel leiad sa midagi, mida oli sul ka huvitav kuulda ja teada saada. Kui ei, siis ma loodan, et sa leiad enda elus midagi kasulikku, mida sa sama suure kirega teed, kui mina Tulnukale kaasa elan. Samuti ma loodan, et filmi režissöör Rasmus Merivoo ei pahanda, kui ma võtan temalt šnitti ja jaotan kõik, mis mul vaja öelda on, osadeks. Türa, see fucking video tuleb reaalselt pikem kui Mardo munn, türa. Tegelikult ma tahtsin Tulnuka filmist ja selle kõrgest lennust enda dokfilmi teha juba aastal 2016, mis oli nimelt aasta, kui filmi esilinastusest täitus 10 aastat. Selle tähistamiseks korraldati Eestis ka üritus, kus inimesed kogunesid kinosaali dressides, et selleks ajaks juba Eesti kultusklassikat suurelt kinoekraanilt vaadata. Minu dokfilmi eesmärk oli see esitada siis Kuressaares toimuvale filmikonkursile. Mu visioon tollel ajal oli istuda Rasmusega ühes ruumis ja teda intervjueerida ning tema räägitud lood visuaalselt vaatajate silmad ette tuua. Näiteks see, kui jalgpaldur sai punase kaardi, kui ta sõimas kedagi vitu peaks. Miks on minu jaoks üks märkimisväärsemaid lugusid, sellest juba pikemalt 5. osas. Ma tahtsin, et see film oleks midagi eepilist, mitte lihtsalt põlve otsas nikerdatud veebidel tehtud intervjuulaadne toode. Aga veebidel tehtav lahendus oli põhimõtteliselt ainuke lahendus, sest ise ma olin sellel hetkel kaitseväes aega teenimas ning see ettevõtmine jäi kahjuks katki. Sellel hetkel kahjuks, praegusel hetkel õnneks. Öelge mulle, mis oleks veel parem aeg see projekt lõpuni viia, kui mitte enne Tulnukas 2 esilinastumist. Minu õnneks selle 18 aastaga, mil film on väljas olnud, ei ole endiselt Tulnukat unustatud. Õnneks sellest ajast, mil mina 8 aastat tagasi tahtsin dokumentaali teha, on juhtunud selle filmiga nii palju enamat, mis oleks tookord minu konkursitööst välja jäänud. Õnneks Tulnukas on elanud ja elab veel oma elu edasi. Ikka väga seiklusrikkalt. Vittu küll. – 2006. aastal ilmub välja Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11. osas, mis on valmistatud Tallinna Ülikooli filmi- ja videoõppekoolis lõputööna. Eksamikomisjonil olid kahetised tunded. Sina kaitsesid seda eksamikomisjoni ees koolis, kus ilmselt oli ka vanema põlvkonna gineaste. Mis tagasisidet sa said? Mäletan, et Valentin Kuik küsis, et kas su emakeel õpetaja on veel elus. Ja siis, kui ma ütlesin, et vist on elus, siis ta ütles, et sellised inimesi ei ole olemas, mille peale tõusis Olev Remsu püsti, teine Eesti suur stsenarist, ja ütles, et minu pojad on sellised ja siis mul ei olnudki midagi muud teha, lihtsalt ma vaatasin, kuidas see nii-öelda ennast ise lahendas see olukord. Kui ma seda näitasin Jürile Sillartile esimest korda, siis ta naeris kõvasti ja talle väga meeldis. Aga kaitsmisel siis olid rohkem rahvast, seal oli arvamusi siis ühest seinast teise põhimõtteliselt. Ega see oli nagu tunda ka, et sealt kuskilt selle filmi sees kuskilt jookseb mingi piir, mis siis mingitele inimestele kindlasti on ületamatu ja teistele inimestele vastupidi väga inspireeriv. Mis hinde said? Ma sain 5. See oli suur võitlus selle nimel, kas nad annavad mulle A või mitte. Film oli algselt mõeldud jagamiseks ka DVD-na, mis jäi aga tol hetkel katki. Ma tegin filmi, et teeme DVD. Aga DVD-d ei tahetud teha, arvati, et lühifilm kedagi koti, eriti tudengifilm ja autoriõigused muusikale ja igasugused sellised
ühesõnaga, et unista edasi. Aga siis kinobuss, kes oli ennegi minu neid tudengifilme näidanud üle Eesti, kui ta käis, võttis selle filmi oma kavasse ja hakkas seda näitama. Ja siis oli, esimene asi oli see Rabarokk vist, kus nad läksid. Ja Mikk võttis ühendust, et kuule, inimesed küsivad, et kust seda filmi saaks. Ma ütlesin, et meil ei ole tegelikult mingit võimalusi seda päriselt välja anda, et kui keegi küsib, lihtsalt tee koopia, anna talle lihtsalt. Ja niimoodi see plaan oligi. Või niimoodi ta käima läks ja siis kes küsis, siis Miku käest selle plaadi sai ja kuidagi see lõpuks jõudis sinna YouTube'i või kõigepealt jõudis Google videosse, siis veel YouTube'i ei oldki. Film riputati netti väidetavalt sõbra või lihtsalt fännide poolt. Avandile tuli filmi lai levik ja soe vastuvõtt ootamatult. Eriti üllatav oli see, et film hakkas levima alles 3-4 kuud pärast esilinastust, imestab näitleja. Me saime 50 000 krooni Kultuurkapitalilt ja selle raha eest põhimõtteliselt tegelikult sai ainult valgustehnikat kui sedagi, aga lõpuks ikkagi pidin oma gitarri maha müüma, et saada raha juurde, 20 000 krooni sain veel. Aga tehnikat näiteks ei olnud sel hetkel väga palju ja see kõik oli ikkagi, kui sa tahtsid midagi teha, siis pidid ise kuskilt hankima midagi. Ja nagunii me proovisime teha nii odavad kui võimalik, et me seal filmisime ikkagi nendes kohtades, mis oli kättesaadav. Enda paps oli korteri ära renoveerinud, et selle maha müüa, aga siis me läksime siis ja kleepsime selle vene tapeediga üle uuesti ja tegime sellest siis erinevad setid, et seal Valdis Ärkas ja Eve korteri tegime seal ja filmis üles astuvad mitmed tuntud näitlejad osalesid filmis tasuta. Ema tegi peamiselt süüa kogu sellele võttegrupile. Ja kui aastal 2007 rääkis Märt Avandi, see oleks küll hapulugu, kui ma nüüd elu lõpuni Eesti rahva jaoks Valdiseks jääks. Loodan, et see on mööduv, siis praeguseks on ta Valdise rolliga leppinud. Võiks öelda, et ta on isegi uhke selle üle. Ma ei kasva kunagi sellest rollist välja. Ja mitte keegi meist ei kasva ja jumal tänatud. Sellest ei ole võimalik välja kasvada. Me oleme aina rohkem, mida paremaks me saame. Selle rolli, kui nende rollide väärilised teeme seda aina suurema mõnuga ja selle filmi võtted olid ka veel toredamad, veel lõbusamad, kui ma oleksin osanud loota. Sõimusõnana kasutatav Neandertaal sai inspiratsiooni filmist Tagasi tulevikku. Kui ma vaatasin Tagasi tulevikku kahte vaatasin hiljuti, kus oli seal see, et üks läbi point oli see, et Martile ei tohtinud keegi öelda chicken. Et kui Martile öeldi chicken, siis ta keeras ringi ja siis ta sattus igasugustesse seiklustesse. Ma absoluutselt arvan, et see nii-öelda on mõjutanud seda hetke, et ma kirjutasin selle neandertaalase rolli. What's wrong, McFly? Chicken? What did you call me, Griff? Chicken! McFly! Nobody calls me Chicken. Chicken! Mine vittu, raisk! Rasmus Merivoo kogus tuntust ka juba oma varasema filmiga, mis värvi on armastus, mis käsitleb humoorilis, iroonilises võtmes gei-teemat. Paljudel inimestel tundus, et see, mis ma tegin enne tulnukat, mis värvi on armastus, et see oli nagu hea film ja nüüd seda nagu ületada ei saa ja siis sellest filmist nüüd ei tule mitte midagi. Tundub, et see läks täiesti aia taha. 2023. aastal pälvis Rasmus Merivoo Best of BFM elutööpreemia. Nüüd üks huvitav artikkel, mis kajastas Tulnuka filmi 10. aasta täitumist, milles on juttu sellest, kuidas Tulnuka noori Mossi osa sai kooli näiteringi kõige parem poiss, mis on iseenesest ka väga lõbus lugemine, kuid mille lõpp on tänapäevaks saanud täiesti uue tähenduse. Avastame koos. Filmi 10. sünnipäeva tähistamisel meenutas režissöör Rasmus Merivoo ema Saima, kuidas poja palvel leidis kooli huvijuhina väikemehe, kes julgeks kaamera ees ropu sõna välja öelda. Valisin oma näiteringist kõige parema poisi ja siis sain ma teada, mis sõna see täpselt on, jutustas Saima Merivoo sünnipäevalistele. Helistasin poisi emale, et teate, teie laps valiti filmi, mille peale ema rõõmust kiljus. Lisasin, et teate, teie lapsel on ka sõnaline osa, mille peale ema kostis, et poiss on väga hea peaga. Talle jääb tekst kohe meelde. Kui ma siis mainisin, et see on vaid üks sõna, aga see-eest väga ropp, võttis ema hetkeks mõtlemisaega ja arvas, et laps ütleb selle V-tähega algava sõna ära. Nii oli olemas poiss ja vanemate luba. Ja siis ütleb Rasmus, et nüüd tuleb ikka ka harjutada. No me siis harjutasime.
aga polnud rohkem vajagi kui paari korda. Kaup oli väga tubli. Pärast filmi linastust, mida vaadati pidevate naeruturstatuste ja hõigetega, tuli Merivool vist juba ei tea mitmendat korda Õhtulehele tõdeda, et ei tee tulnukale vaatamata selle edule järge. See oleks selline kapitalistlik mõtlemine. Mind ei huvita see, et ma saaks rahva kinno, et neid petta. Nii et tulnukale järge ei tule. See film on möödas. Ma ei näe põhjust teha teist osa. Kui ma kunagi peaks seda põhjust nägema, siis võib teha küll. Ja see lugu saab samast õhtust jätku. See, et järg tuleb, see ei ole väga kaua mõlkond. Ma ikkagi, eks ma olen mõelnud ikka neid asju, aga jah, et see järg tuleb, see tuli niimoodi. Siis kui tulnukas sai 10 aastat vanaks, et siis küsiti mu käest niimoodi väga konkreetselt, et tuleb nüüd järg või ei tule ja siis mul tundus, et ei tule. Ja võt sellest hetkest alates on ta tagasi tulnud põhimõtteliselt. Siis kui tulnukas sai 10, siis seal olid fännid koos, mütsid olid peas ja burgereid sai maja eest. See oli väga lahe üritus, see oli niisugune südant soojendav üritus ja siis sellel üritusel seal keegi ajakirjanik küsis, et kas tuleb järg ka. Ja siis ma vaatasin seda seltskonda, kes seal oli, need olid nii armsad mulle kõik need inimesed, see oli niisugune suure rõõmu ka niisugune peetud pidu. Ja ma ütlesin, et ei. See oli, mulle tundus, et see on niisugune koht, kus tuleb nüüd öelda, et kas tuleb või tuleb ära otsustada ja siis ma otsusin, et ei tule, et see on halb mõte imeda lihtsalt tulnukale teine osa välja pastakast. Ja nagu need asjad käivad, et nii kui sa oled ei ära öelnud, et siis sa saad nagu vabaks millestki ja siis koduteel ühel hetkel see Valdis tuli tagasi mul peas ja hakkas seda maailma nii-öelda kommenteerima alguses. Minu esimene mälestus tulnuka filmist pärineb põhikoolist, seistes koolisöökla järjekorras. Ma ei mäleta, millal ma esimest korda seda filmi nägin, kes mulle seda näitas või kus ma seda nägin. Küll aga ma mäletan seda, et söökla järjekorras öeldi minu klassivennale, kelle hüüdnimi oli Juss, anna ampsu, millele kõlas kõvasti harjutatud vastus. Mine vittu! Peale seda oli kõigil muidugi naljaga palju, sest noored ja roppus naljakas. Avandi sõnul oli filmi populaarsusel ka enda varjupool. Väga suure vaatajaskonna moodustavad 10–12-aastased poisikesed, kes näevad filmist paraku ainult seda, et ägedalt ropendatakse. Ja nende seas on need filmiväljendid eriti levinud. Tõsi ta oli. Peale seda jäid filmis kõlanud tsitaadid meie sõprusseltskonna vestluseid värvikalt rikastama. Eriti minu poolt. Ja seda kuni tänapäevani. Joodame ta raisa sigalakku täis. Paar aastat tagasi Eesti Vabariigi sünnipäeval vaatasime koos sõpradega pitsi viina ja kilu võileiva kõrvale, muuhulgas kõikide teiste Eesti filmide, videote ja muusika kõrvale, ka filmi Tulnukas. Peale seda on see jäänud mulle iga-aastaseks traditsiooniks. Tule mulle ütle mitte keegi. Ma ei olnud sulle nende taagrais. Mine vittu, purksi ära praegu. Iga inimene näeb seda filmi ja selle sõnumit isemoodi. Ja aastatega hakkasin ka mina roppuste vahelt sõnumit nägema. Mis ma arvan, et ongi selle filmi edukuse üks põhjusteks. Nimelt ma armastan filme, millel on plot twist. Ma ei tea, mis see eesti keeles täpselt on. Nimetame seda pöördepunktiks. Welcome to Fight Club. Nimelt pöördepunkt on see, kui filmi keskel või lõpus tuleb ilmsiks midagi, mis oli vaatajate eest kogu filmi vältel varjatud olnud. Ja sa pead seda teist korda vaatama, teadmisega, mis filmis juba juhtuma hakkab, et loost täielikult aru saada. Tulnukas on minu jaoks ainuke film, millel on justkui peidetud hüpnotiseeriv pöördepunkt. Roppused. Esimest korda ilmutab end peale tiitreid alates 16. sekundist. Jaa. Kus? Oled varsti kohal või? No davai, ma meelitan vitupead välja siis. See on pöördepunkt, mis ei tule ei filmi keskel ega lõpus, vaid ta on seal kogu filmi vältel. Las ma põhjendan. Esimest korda filmi vaadates, just nimelt noorena, ei jõudnud ma süžeed kui sellist tähele pannagi. Lihtsalt on naljakas, kui tuleb roppus ja neid tuleb seal sellise hooga, et sa lihtsalt naerad algusest lõpuni, arugi saamata, mida see film siis öelda tahtis. Kuule, rahune maha. Valis sa eile kuradi... Vait reisk. Järgnevad korrad filmi vaadates saad aru, et see on lihtsalt viis, kuidas grupp omavahel suhtleb.
ja sa hakkadki nende vestlustest natuke rohkem sotti saama. Kuidas sulle kui folkloristile selle filmi roppused kõlavad? Kõlavad autentselt, sellepärast, et eks seda sorti materjali on ju sajandite vältel ka meie rahvaluule arhiivi talletatud üksjagu. Ja rahvaluule ei ole nii-öelda siis ainult esteetiline suuline kunst, vaid ta peegeldab ju rahva elu kõikides oma värvides ja ka rahva ja tavaliste inimeste, ütleme niisugust igapäevast sõnakasutust väga erineval moel. Ja tõsi ta on, et ammustel aegadel inimesed on uskunud, et teatud kehaosade iseäranis suguelundite nimetamine, et see toimib teatud mõttes nagu sellise maagilise relvana, et mingil puhul sa siis kasutad, kas sa kasutad seda nõiduses, kas sa kasutad seda nii-öelda kellegagi suhtluses. See ropendamine ta ei olnudki nagu ju mõeldud, et šokeerida kedagi selles esimeses osas ka, aga ta on niisugune armas. Sa ropendad omavahel, siis sellel ei ole enam seda mingisugust kurjust sees, on ju. Ja see on isegi kood selles filmis, mingisugune kood, mille need inimesed on loonud enda jaoks ja väljastpoolt vaadates see kood tundub isegi võõras ja kummaline kood. Türa, kus viliseb räägib. Täitsa verd. Kuule, nahku, ära toksi seda reis. Türa, võimas pill reis. Situ verd reis. Peale seda mõistad, et Valdis sai normaalseks, tsiviliseeritud, mõtlevaks inimeseks tänu sellele, et talle löödi labidaga pähe. Reaalselt löödigi mõistus pähe. Ja lõpuks see löök muudab ta uuesti tema sõprade jaoks endiseks Valdiseks, keda nad varem teadsid ja harjunud olid. Ehk samamoodi oma kõne ja käitumisviisidega on Valdis nende jaoks tagasi normaalne rullnokk. Ehk see rullnokka mõistus, mis Valdiselt välja löödi, peksti labidaga pähe tagasi. Mõistus, mida rullnokkade arust seal ei olnud, peksti justkui tagasi. Filmi point on muidugi see, et Valdis ongi siis nii-öelda tagasi normaalne ja täie mõistuse juures. Ja kutsub oma sõpra neandertaaliks, kellele see teps mitte ei meeldi. Türadid tulnuka paradoks. Märt Avand ütles selle idee palju lihtsamal kujul 2007. aastal ilmunud Linnalehes järgnevalt. Filmi viimases osas lüüakse Valdis labidaga maha ning tulnukad viivad mehe ära. Seda võib võtta mitmeti. Kui inimene on kogu aeg rullnokkade seltskonnas elanud ja temast saab korraga mõistusega olend, siis ta ongi selles seltskonnas tulnukas, esitab Märt oma tõlgenduse. Sinu käekiri, Rasmus, on päris pöörane filmide tegemisel. Millal sa mõne normaalse filmi teed? Mõtlesingi nüüd pärast seda võiks teha ühe normaalse filmi ka, jah. Sest sa ei karda ebaõnnestuda? Ei no, mis siin ebaõnnestuda? Selles mõttes normaalne, mis on normaalne? Ma ei tea. Miks peab olema normaalne? Miks see võiks olla eriline? Normaalsust ei saa justkui mõõta, kui sa ammutad seda teiste käest. Näiteks Jussi arust on normaalne öelda mine vittu oma vennale, sest see on kõik, mida ta kuuleb. Me õpime normaalsust oma pere ja sõprade käest ja võib-olla kui sa ise midagi natuke teistmoodi mõtlema hakkad, siis sa oledki lõpuks üks tulnukas. Normaalsus erineb ka riigiti. Ehe näide on selle sama filmi näitamisel Saksamaal, kus film pälvis tudengite lühifilmi kategoorias esimese koha ja 1000 eurot. Filmi esitluse ajal saalis viibinud Merivoo tunnistab, et Saksamaal naerdi hoopis teiste asjade üle kui Eestis. Näiteks kui Indrek Ojari kehastatav tegelane võtab noorepere laenu, siis nendele ei tähenda see midagi, aga näiteks see BMW värk on sakslastele väga tuttav ja kodune. Režissöör ise kommenteeris lisaks, et ega ma seda Eesti asja suudagi teistele rahvastele selgitada ja adekvaatselt ümber panna. Ja minu arust ei peagi, sest neil on teine normaalsus ja see ongi normaalne, et on erinevad normaalsused. Wow, kuidagi eriti sügavaks läks. Pane mingi roppus vahele. Režissööri sõnul tundis saalis istuv rahvusvaheline seltskond rullnokad väga hästi ära, kuigi fraas, et Maria Under nussis oblikate vahel, ei tähendanud nendele midagi. Siis see, mida ma filmiga öelda tahan, jõudis kohale ja läks vaatajatele korda. Igatahes filmi põhisõnum või põhiprobleem, et see on lugu inimestest, kes ei otsusta iseenda eest, jõudis publikune. Noh, normaalne ju. Kusjuures naljakas on see, et ühes teises artiklis, kus mainitakse ka Saksast saadud rahalist auhinda, on juttu ka 35 000 eurot saanud Eesti-Saksa koostööfilmist nimega Normaalne. Äkki leidsid lõpuks ühise keele? Täitsa hakkas huvitama see film. No võt, mul endal nagu sai kõrini, nagu selles mõttes, et sa õpid ja teed ja oled ja selles mõttes ja vaatad ja siis tahad olla kogu aeg nagu ju hea inimene ja pailaps ja siis ühel hetkel saab sellest nagu siiber, no mis mõttes, et see on tegelikult minu maailm ka.
ma ei pea tegema nii filme, ma võin teha teistmoodi ka, ma võin teha niimoodi ka ja miks peab Eesti film olema nii püha, miks ta peab olema selline suur kunst on ju, kus on see meelelahutus selle juures, kus on see teravus või kus on mingi otsekohesus või miks võiks inimesed rääkida nii, nagu päriselt räägivad. Filmikoolis ikkagi õpetati meid filmi tegema selles mõttes, et meil oli hästi palju asju, millele mõelda sel hetkel, kui nagu lõpuks nagu nii-öelda järg kätte jõudis ja mul tundus, et mingi protest, mis minus oli sel hetkel, on seal selles mõttes selles filmis sees. Just seesama protest, et me näiteks, see oli see aeg, kus kohas filme tehti mini-TV kassettidele ja me kõik üritasime feikida seda videopilti filmiks. Kogu see nii-öelda see aur läks selle peale, et kuidas moodi tekitada muljet, et see on film, et see on filmilindile tehtud, et siis keerati värvi, maatriks keerati kõik roheliseks, on ju, siis kõik keerasid oma filme mingisse tooni ja tehti deinterlace'i, mis tähendas, et see pool kaadrikut tehti nagu täiskaadrikiks ja kõik see. Ja mulle tundus nagu see selline pettus veits nagu, või selles mõttes milleks. Ja kogu see teema oli ka nagu selles mõttes selline kogu see Valdis, mida ta küsis sealt oma sõprade käest, et ta oli nagu, ta julges küsida neilt seda, et miks see nii olema, miks peavad olema sellised mütsid. Ja ma ise enda käest küsisin ka neid küsimusi, et miks peab film olema deinterlace'itud või miks peab ta välja nägema selline või miks me peame feikima seda, et me filmi teeme või, et kas sa nagu leiad selle üles sellest mõttes sellise nii-öelda toore vormi seest selle kinokunsti ka või sa lihtsalt vaatad teda kui pinnapealselt näiteks ja ei suuda näiteks näha sinna sisse, et see oleneb täiesti ju inimesest ja eks nad vaidlesid seal lõputöö selle kaitsmisel just nende samade küsimuste. Ühesõnaga, võib-olla mitte päris iga aastaga, aga paari aastas vahega ma avastan selles filmis enda jaoks midagi täiesti uut. No hea on teada, et seda filmi võib vaadata nii, et seda esimest ei vaata, aga kui sa oled esimese vaadanud, siis mõistad teist osa paremini. Jaa, seda küll jah, selles mõttes, kui ma ise kirjutasin seda teist osa, siis ta ikkagi nagu avas mingisuguseid uksi, et pärast seda ei saa seda esimest ka enam samamoodi vaadata. Saad midagi teada, mida enne ei teadnud, mina isiklikult näiteks. Mul oli väga huvitav. Selle video tarbeks ma sain aru, et nii mina kui ilmselt ka paljud teised filmivaatajad oleme tükike rullnukad ka ise. Nimelt, kui filmi lõpus ilmub välja UFO laev, mis viib Valdis endaga kaasa, siis kui paljud meist seda nähes mõtlesid, et mida perset, kus kohast see tuli. Tegu oli varasemalt täiesti tavalise ja reaalse Eesti väikekandi eluga. Näiteks mina ei küsitlenud kordagi, et mida kuradit, miks see UFO siin taevas praegu on? Täiesti lame, see film oli varem nii normaalne, nii reaalne. Ei, ka mina koos rullnokkadega keskendusin tuledele ja noogutasin kaasa, et vittu, need tuled on tõesti kõvemad kui Pässariksi tuunitud Pemuril. Ma ei mõelnud kordagi, et see masin on reaalselt ju kosmosest. Me näeme fucking maavälist elu praegu meie silme ees ja Valdis reaalselt hõljub. Ootamatu on veel see, et kõikidest võimalikest inimestest seltskonnas tõstatab meie neandertaal õhku küsimuse. See on vist UFO. Kas neandertaalist sellel hetkel on saamas midagi enamat? Ma ei tea. Võib-olla ma analüüsin ühte tudengifilmi hetkel liialt üle, aga see ongi selle filmi juures midagi müstilist, et igaüks saab sealt kätte nii palju, kui vaja on. Ja tundub, et valesid vastuseid ei ole. Seda innustab ka filmi režissöör. Ma mõtlesin, mida see lõpp seal tähendab ja mõtlesin, et kas see tähendab siis seda, et pärast surma me kõik läheme taevasse tulnukate juurde. Väga hea, mõtlen sa nii. Selles mõttes, et keegi keela. Et mida ma mõtlen, selles mõttes, et üldse seda nagu filmitegija käest küsida, et mida sa täpselt mõtled. Kust ma nagu oskan nüüd nii-öelda öelda, sel hetkel mõtlesin nii, järgmine hetk mõtlesin naa, siis kui hakkasin kolmandat asja monteerima, siis sain aru, et see on hoopis see. Samal ajal ei taha ka anda nagu mingisuguseid nii-öelda nii konkreetseid vastuseid umbes tõesti, nagu sa ütled. Et pärast surma me läheme kõik ufode peale. See on hea, kui selle film jätab sulle selle võimaluse selle peale mõelda, sest et igal inimesel on võib-olla mingisugused omad küsimused ja kui sa selles valemis need küsimused ikkagi hakkavad mängima selle loo ja selle materjaliga ja et siis sa saad sealt võib-olla mingi enda jaoks midagi põnevat sealt. Ja mõni ei saa sellest filmist mitte midagi kätte ja ei anna sellele isegi võimalust.
Netti on tehtud Wikipeedia sarnane leht, mis on pühendatud puhtalt tulnukale ja kõigele sellega seonduvale. Ma lihtsalt loen selle artikli ette, kuna see on lihtsalt puhas kuld. Kinobussi suvetuur 2006 toimus 3. augustist 26. augustini. Selle käigus näidati täispikkade filmide nagu Malev ja Ruudi kõrval ka lühifilmi Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11. osas ja seda igas Eesti maakonnas. Tuuri viimane peatuspaik oli Prangli saar. Film Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11. osas linastus südaööl. Kinobussi korraldajad hoiatasid pool tundi enne seda rahvast, et film ei ole alla 16-aastastele soovitatav ning vabaõhu kinno jäämine on vanemate vastutusel. Filmi esimesed laused ehmatasid Prangli saare elanikke aga niivõrd, et taheti elektrigeneraatoreid välja lülitada. Osa pealtvaatajaid tõusis püsti ja lahkus. Paljud saare elanikud kartsid, et film hakkab rääkima homoseksuaalidest. Peale filmi puhkes saare ja kinorahva vahel vaidlus ning oli ka neid, kes lubasid filmi näitlejatele peksa anda. Filmi näitlejatel lubati Prangli rahvamäes ööbida, aga sauna neid ei lubatud. See on nii irooniline lihtsalt. Hommikuks oli kinobussi korraldajatele varustuse transpordiks lubatud veok, mida aga ei tulnud, mis tõttu pidid nad sadamasse hääletama. Kinobussi võõrustaja kohalik ettevõtja Vambola Kahro süüdistas kinobussi korraldajaid ropendamise propageerimises, mis tõttu ta neid karistas. Ta väitis, et keegi ei hoiatanud, millise filmiga tegu oli ning ta eeldas, et tegu oli täielikult pereüritusega. Ta kurtis ka selle üle, et heli kõlas läbi võimenduse üle küla. Rasmus Merivoo on hiljem intsidenti kommenteerinud. Kohe 2 esimesest sõnast läks neil juhe kokku. Kusjuures nad arvasid, et film räägib pederastidest, et tulete siia mingi pedefilmiga. Meie oleme siin saarel normaalsed inimesed ja pederaste me siin näha ei taha, et varsti tulete veel oma geiparaadiga ka siia saarele. See oli nende põhimure. Nad ei jõudnud filmi korralikult vaatamagi hakata. Piisas, kui peategelane sauna uksadega karjus, et tulge välja kuradi pederastid nahhu. Nende sõnade peale tahtsid kohalikud elektri välja lülitada. Tahtsid kaitsta oma rahvast Tallinna roppuste eest, sest inimesed on ju igasuguse kunstiga ära hirmutatud. Tema sõnul oli ka olukord saarel huvitav. Mingi mees hakkas keset filmi karjuma, et inimesed, mis te lasete ennast sitaga üle valada? Samas, kui saare ainsal tänaval kimasid ringi motikad ja kõik võimalikud tuunitud masinad ning kõige krooniks oli hamburgeri putka ees konutav kuldne Lexus, mis oli samal päeval kalalaevaga eritellimusel kohale toodud. Puikas mürtsus tümakas nii kõvasti, et kinobussi seansi alustamise kutsungit polnud üle selle kuuldagi. Sadamas kuulis Merivoo pealt kohaliku kamba vestlust, kus arutati, et tõmbaks see õige mandrile, otse Toyota keskusesse. Seal kõrval on kohe Hansa pank, võtaks laenu ja kus siis kütaks. Tere Rasmus! Mul on selline küsimus, et kuna aprillis on tulemas filmifestival, kus ma ka varasemalt olen edukalt osa võtnud, siis kas sa oleksid huvitatud sellest, et minu selleaastane film põhineb sinust ning täpsemalt 10 aastat tagasi välja tulnud hitfilmist Tulnukas ning selle sündimusest? Kui sul on küsimusi, siis vastan hea meelega ja loodan, et oled nõus koostööd tegema. Filmikonkurss, mida ma silmas pidasin, oli Kuressaare gümnaasiumi minifilmide festival, mis sai alguse koolist, kus ma ka ise käisin. Esimest korda võtsime klassiga osa gümnaasiumi esimesel aastal ja saavutasime koheselt ka Grand Prix. Ning klassivend Taavi sai parima peaosa täite preemia. Järgmine aasta saavutasime eripreemia hästi lavastatud massistseenide eest ja 3. aastal ei saanud me enam midagi. Ausalt öeldes vääritult. 4. aasta oleks pidanud linastuma dokfilm, mida me parasjagu Rasmusega arutasime. Päev hiljem, ehk 24. jaanuar, ma kirjutasin uuesti. Tere! Kirjutasin eelneva kirja enne sõbrakutse taotluse saatmist ja tean, et sel juhul ei tule postkasti teadet. Igaks juhuks kopeerin teksti uuesti. Seekord peaks ka teade tulema. Ja siis ma kopeerisin sama teksti, mille ma eelnevalt olin Rasmusele juba saatnud. Mitte, et ma oleks võinud lihtsalt selle sama sõnumi saata, mis ma just ette lugesin, ja siis öelda, et jõu, üleval pool on veel teksti. Puts, kuradi neandertaal, türa. Ma olin lihtsalt väga elevil, et see asi purki saada. 5,5 tundi hiljem Rasmus vastas, lõpuks ometi. Olemas, lõpuks ometi. Ilmselt tähendab see seda, et ta on ka ise pikisilmi oodanud, et keegi sellise pulli ära teeks. Sorry Rasmus, et aega võttis. Nüüd veidi teises kastmes tegin ära. Kas tegu on dokfilmiga või mängukaga, on minu esimene küsimus. Dokfilmiga. Ma ei ole veel väga suuri plaane julgenud teha, kuna ei teadnud, kas üldse kuidagi kontakti saavutan. Väga aukartlik lähenemine. No igastahes, kui miskit abi vajad, anna teada. Ma tean, et mingi jalgpaldur oli saanud punase kaardi, kuna sõimas kedagi vittu peaks. Ma mäletan, et ma ei osanud sellele sõnumile mitte kuidagi reageerida. Ma ei saanud aru, miks ta seda praegu räägib mulle. Keegi sõimas kedagi vittu peaks. Nii, hull asi.
ta suutis saavutada minuga sama efekti ühe lausega, mida enda täispika filmiga. Ma olin alguses segaduses, et mis see sõnum on ja samamoodi, nagu ma hakkasin ka hiljem filmist aru saama, siis ka see sõnum sai hiljem tähenduse. Ja seda lugu räägin ma siiamaani oma sõpradele uhkusega. Aga sellest natuke hiljem. Põhimõtteliselt on asi selles, et ma teenin hetkel Kaitseväes aega ja olen jõudnud ära teha korraliku taustauuringu. Raadio 2 intervjuu, artiklid, foorumid ja muu selline. Aga sellist kokkuvõtvat, kus asi alguse sai ja muud säärast videolaadset asja ei ole tehtud minu teada. Ja mõtlesin, et filmifest tulemas ja 10 aastat tulnukast möödas, et miks mitte tähistada. Väga õige. Mul on kogutud paroodiaid, mis inimesed on tulnukast teinud. Ma ei hakanud hetkel teda uuesti tülitama, kuna just eile tuli artikkel, kus Tulnukas 2 ei ole veel päriselt valmiski. Film ei ole valmis praegu? Ei. Inimesed ei kujuta ette, kui kaugel võib üks film olla, kui ta on nädala aja pärast esilinast. Aga mille konkreetselt jändad, et kuhu toppama on jäänud? Ei, toppama ka ei ole jäänud. See on lihtsalt see, et kõik panevad täiega. Meil on eriefektid on pooleli ja heli on pooleli ja värvikeeramine on pooleli. Ja siis, kui need asjad kõik saavad kokku, siis tuleb nad kokku kirjutada. Osad paroodiad ma siiski leidsin ise üles. Ma panen üksi ka mollima. Kuradi, kerad lõikan maa. Üsse, anna ampsu. Mine metsa. Luukere läpari. Küsis barmeni käest, et palun mulle üks rummkoola ja üks mapp. Noh, see, millega põrandat kujatatakse. No, anyways. Pede-kari. Siin on küll mõnus piknik. Malgus! On lobidat rais. Tere mingi lint sittis just mu ekraanile, ma ei tea, kas jäi peale. No, anyways. Ja nüüd, kui põhimõtteliselt võin asjaga tegelema hakata, siis ehk oleks veebruari lõpu poole mingi nädalavahetus võimalik kokku saada ja läbi viia intervjuu. Eelnevalt saadan muidugi küsimused ja loodetavasti äkki selleks ajaks minu filmist introsa ka valmis ja saame näha, kus see asi viib lõpuks. Asi aga ei viinud kuskile, sest esiteks, kus ma seal Kaitseväes sul ikka monteerin? Teiseks, kasarmust linna loale saades on ilmselt targematki teha, kui mingit dokfilmi hakata orgunnima. Hetkel mul on jällegi hea meel, et ma selles mõttes nagu laisk olin. No annan teada, eks planeerime. Ja tšekkige nüüd seda. 24. jaanuar aastal 2016. Kiilaspäine mina saatsin sellise sõnumi. Väga super. Küsin kohe ära, et kas on äkki ka mingisugune Tulnukas 2 algeline skript olemas, kuid kunagi pole valmis saanud. See on lihtsalt huvitav kokkusattumus selle kuupäeva pärast. Nimelt samal päeval, see aasta, 24. jaanuar, levis Eestis kulutulene uudis, et Tulnukas saab järje, kuid 8 aastat tagasi seda plaani veel ei olnud. No oli mõte sellest, kuidas sõbrad lähevad Soome ja mis seal saab. Aga ma olen kõik need ideed kirjutanud täispikad stsenaariumisse, mida hetkel lõpetan. Aga see film pole kindlasti Tulnuka järg, kuigi sarnaseid tegelasi on seal küll. Just selle mõttega küsin, et intervjuu filmi saaks lõpetada just nii, et küsin sarnase küsimuse. Kas kuskil sahtli põhjas on vedelemas Tulnuka järgmise osa lõpetamata stsenaarium, millele vastust ei kostuks, vaid hakkaks käima klipp Tulnukas 2, mille oma sõpradega läbi mängime. Näiteks. Praegu see tundub kõige idiootsem mõtte maailmas, aga Rasmus on avatud mõtte maailmaga. Miks mitte? Aga pean nüüd kaduma. Jõudu. Panen ka pea tööle ja varsti suhtleb, kui ideed kokku olen pannud. Edu! See oli esimene kontakt, pun intended, filmilooja Rasmusega. Lugesin ilmselt korduvalt veel meie kirjavahetust ja mõtlesin, kuidas see kõik lõpuks teoks saaks. Kus ma saaksin kaamera, kus ma saaksin tehnika, mis lokatsioonis seda üles filmi. Juba tund hiljem Rasmus kirjutab mulle. Venelased tegid vahepeal Tulnukast seriaali, ei teagi, mis sellest sai. Nad igatahes olid filmimist alustanud stseenist, kus Valdis on ufo laevas ja saab Tulnukate käest peru vahele. Huvitav, kas mingit videomateriaali ka sellest on? Uurin. Tundub, et ei olnud. Ma googledasin kõik võimalikud asjad läbi. Ei suutnud leida miskit. Google on mull. Päriselu on palju suurem. Türa, ma räägin geeniusega. Seda küll, aga proovida võis. Peale seda tuli vestlusesse pea 6-ajane paus. Tere jälle. Kas sul on ka parema kvaliteediga originaalfaili mulle Tulnukast saata? Või lepin sellega, et tõmban lihtsalt YouTube'ist alla? DVD on müügil. Paremat pole. Siis polnud HD veel kätte saadav. Torrent on ka vist üleval. YouTube tuli 2005. aasta lõpul välja. Tulnukas pool aastat hiljem, mida levitati nii, et keevitati CD peale nendele, kes soovis. Tõesti, veits palju oli palutud HD varianti
kuigi nüüdseks on keegi mingi imevärgiga saanud ka sellise versiooni netti ülesse. Küsitakse vahest ka, et kus on HD versioon sellest filmist või 4K, siis sellel ajal ei olnud niisugused asju. Hakkasin ise ka mõtlema, et kas üldse on kõrgema kvaliteediga seda. Väike fun fact kõikidest läbi käinud roppustest. Super. Ma mäletan, kuidas ma nuputasin, mis oleks see sõna, mida Valdis Karvaste kohta võiks öelda. Vitupea kõlas algul nii võõralt, polnud käibeväljend. Nüüd on käibel ilusasti. Isegi üks jalgpallur sai punase kaardi, sest karjus vitupea. Vitupea. Rasmuse copyright. Ja siis mul klikkiski ära. Türa, see tüüp leiutaski sõna vitupea. Rasmuse pärast eemaldati jalgpallur mängult. Igaks juhuks guugeldasin ka. Enne tulnukat on 0 kirjet. Mingi slängi sõnastikus on kirjas kui väljend filmist tulnukas. Türapea oli norm. Nüüd on sookvoot täidetud. Päris huvitav iseenesest. Arvasin, et see sõimusõna juba iidsest ajast kasutuses. Sest see kõlab nii naturaalselt. Ja minu jaoks oligi juba täiesti tavaline väljend, mida kostus nagu iga nurga pealt. No ma vahepeal ka kahtlesin, sellepärast guugeldasin ka. Aga jah, veidralt kõlas alguses. Kaalusin ka tussipead. Tussipea kõlab endiselt imelikult. Vitupea tundus sama veider, aga T-täht oli sees. Tundus kõvem sõna. Tussipea on suht siuke ellitav pigem jah. Ja seda lugu räägin ma siieni, kuidas tulnukas on arendanud meie oma eesti keelt. 2 kuud hiljem ehk 4. aprillil saatsin talle omalt poolt viimase sõnumi. Pean kurbusega tõdema, et jääb seekord see plaan täide viimata. Ja pool tundi hiljem saatis tema oma viimase sõnumi. No mis seal siis ikka? No ega polegi midagi. Siin me nüüd siis oleme. Siinkohal on huvitav tõdeda fakti, et meie vestlus lõppes 2016. aasta aprillis. Järgmisel kuul oli toimumas üritus, mis tähistas 10 aastat tulnuka välja tulemusest. Peale mida Rasmus sai inspiratsiooni kirjutada filmile järgi. Selle video tarbeks materjali otsides tuulasin ma läbi nii palju kui võimalik. Ühes hiljutises videos on kaader lõbusa faktiga, et filmis kõlab ligikaudu 273 vandesõna või roppust. Selle peale ma võtsin lahti oma 2016. aastal tehtud tabeli ja lõin numbrid kokku. Täpselt klapib. 100% sama arv, mis tegi mind uhkeks, et ma tookord nii põhjalikult olin suutnud need numbrid kokku lugeda. See ei olnud teps mitte lihtne töö. See pani mind omakorda aga ka mõtlema, et tegelikult see on väga veider, et see arv klapib minu arvuga. Sest ma mäletan, et seda tabelit tehes ma ei olnud kindel, kas ma peaks arvestama sisse fraasid. Sa talle nagu tisside vahel artikku pannud? Ning kas filmis kasutatud muusika sees kõlavad roppused lähevad ka arvesse. Sellisel juhul, kas lõputiitritest tulenevad roppused loevad ka? Marie Under nussi soblikate vahel. Sõna neandertaal ei ole otseselt ropp, aga võiks öelda, et see on kõige rängem solvang neist kõikidest kokku. Sa kuradi neandertaal raisk. Kuid seda ma tabelisse ei ole märkinud, mis tähendab ilmselt ainult ühte. Ma ei ole küll 100% kindel, aga väga suure tõenäosusega ma julgen väita, et Rasmus andis selle roppuste fakti võttemeeskonnale tänu minu koostatud tabelile. Ja perse, ma tean küll, mida sa nüüd näha tahad. Tule on vitupead raisk! Vitupead! Noh, türakotid raisk! Türa perse putsi raisk! Putsi karvased vitupead raisk! Türa raisk! Türa kuradi fucking putsid! Fuck raisk! Türa kuradi raisk! Sitakotid raisk! Putsi vitunäod raisk! Türa fuck vitunäod raisk! Türa raisk! Türa raisk! Türa kurad raisk! Kuradi vitunäod raisk! Türa raisk! Türa kuradi raisk! Kuradi vitunäod raisk! Fuck raisk! Putsi raisk! Fuck kusen! Türa kusen raisk! Sitt raisk! Pede kari raisk! Türa kurad raisk! Putsi raisk! Türa raisk! Raisk! Fuck raisk! Türa kuradi! Fuck raisk! Putsi pede raisk! Fuck raisk! Putsi! Türa raisk! Putsi nahku! Putsi munniga raisk! Raisk!
Türa raisk, puts, kuradi neandertaal, türa. Vittu raisk. Türa, putsi raisk. Vittu. Türa, vittu, neandertaal raisk. Türa, vittu, putsi raisk. Türa. Raisk. Türa. Türa raisk, kuradi raisk. Sitaks tissida, kurat, tissida perse. Nahku raisk. Raisk, ma raiskad oli raisk. Lahu, türa putsi raisk. Vittu. Türa putsi. On laha raisk. Türa, munn putsi. Türa. Pedeks. Sütane peder raisk. Türa nahku. Türa raisk. Nahku raisk. Türa raisk. Sita raisk. Kuradi raisk. Kuradi nussis. Kuradi. Türa sitak raisk. Raisk sitaks raisk. Kuradi. Pakk raisk. Putsi raisk. Türa putsi nahku raisk. Raisk. Türa kuradi. Türa. Kuradi raisk. Türa nahku. Lolliks kuradi türa putsi. Türa võõraks raisk. Pedeks türa. Siit pedeks vittu. Kuradi. Kurat. Idioodi vabariik raisk. Sitak raisk. Türa. Vittu näha. Putsi raisk. Munni. Türa kuradi neandertaal raisk. Türa neandertaal raisk. Türa. Vittu raisk. Türa neandertaal raisk. Neandertaalik. Türa. Vittu. Sitane pederasti raisk. Nahku. Situ raisk. Nahku. Türa raisk. Nahku. Vittu. Nussis. Osa häda. Kuna nende videos oli fun fact, siis ega minu video ei saa kehvem olla. Filmi pikkus on 21 minutit ja 33 sekundit. See teeb lihtsa arvutuskäigu selgeks, et kuid mainitud videos oli veel üks huvitav asi. No vot, siin on Jüri. Tema on minu keemiaõpetaja ja tema on selle kauni sauna omanik. Ja no Jüri tegi rolli kah kohe siin. Türa kord ahvraisk! Tiiki kusjuures ei eksisteeri, vaid see oli ära sulanud lumest jäänud veelomp. See oligi lume sulamisvesi, jah? Ja. Normaalne. See vesi oli ju siin, oli kõik see tiik. Siin oligi vesi? Ja. Aga selles videos on üks veelgi huvitavam asi. Millest räägib sinu uus film Koer? No ta räägib sellest samast asjast, et ei tea kunagi, mis seal see elu toob. Ma arvan, et rohkem ei peagi teadma midagi kui seda, et ma teen midagi ja kui ma juba midagi teen, siis tasub rõõmustada, sest et mulle endal nii meeldib. Me esimese filmi saime tehtud niimoodi, et me esitasin hoopis ühe teise stsenaariumi Jüri Sillartile nimega Koer, kes pani sinna alla allkirja, et meil on, ta on nõus, et me teeme lõputööks filmi Koer ja siis mõtlesin välja täitsa uue filmi Tulnukas ja siis panime sulgudesse Valdis hüüdnimega Koer ja rohkem sest koerast juttu ei olnud seal. Nii-öelda, see oli ka selline nagu, kuidas nüüd öelda selle kohta, siuke kelmus või siuke natuke pätt või ja mulle meeldis see, et me selle filmiga tegime seda sama põhimõtteliselt. Me küsisime raha filmile Koer ja siis tegime seda koera filmi ja meil olid kõigil koera pusad seljas ja inimesed teadsid, et me teeme koera filmi ja siis lõpuks see muutus ikkagi nüüd selleks Tulnukas 2. Võiks öelda, et paras koerustükk. Käi vittu. Kuulsaid inimesi kasutatakse ikka reklaamnägudena, et tunduda tarbijale usaldusväärsem. Nii läks ka Valdis ja sõpradega. Mul on Bemmil uued kummid. Mul on Bemmil uued kummid. Joo, kutkule, miks need aerud käes on? Sa saad aru, ma mõtlesin, ma lükkan oma laada sees tühjaks, katuse peale, siis on hea aerutada. Varsti on kõik kohad vett täis, saad aru. Kummid suitsevad, mäed sulavad, kliima soojeneb. Ulme! Aha. Sul on Bemmil uued kummid. Mul mees on uus kummipaat. Kõva. See, mis täna on ulme, võib homme olla tegelikkus. Väikesed asjad muudavad palju.
kuna tagaistuja leidis, et turvavööd ei pea kinnitama, tapab ta oma sõbra ja vigastab iseennast. Võib ka teisiti. Ära tappa oma sõpra. Kinnita tagaistmel turvavöö. Mul on Bemmil uued kummid. Riki Järmo Aivo olid täna sangas. Ülejäänud sigadel on sabad rõngas. Kui sa sõita ei oska, anna meile rool. Sest rooli keerata on meies. Selles avariis said viga ka eesistmel istujad, kellel turvavöö kinni. Seda sellepärast, et tagaistujal oli turvavöö lahti ja ta vigastas inertsi mõjul ette lennates raskelt nii ennast kui kaassõitjaid. Juht, vaata, et tagaistujal oleks turvavöö kinni. Mul on Bemmil uued kummid. Mul on Bemmil uued kummid. Filmis nähtud tankla asus Loksal aadressil Tallinna 81. Tankla küll suleti teadmata ajal, aga aastal 2018 avati vanas tankla kioskis burgeriputka nimega Valdise burger. Kuid ka kahjuks see suleti vähem kui aasta hiljem. Valdist me näeme kosmoselaeval koos tulnukatega mitte nii lõbusalt aeg veetmas. Ma ei ole küll huultelt lugeja, aga üsna kindlalt väljendab Valdis oma nördimust ja laseb kõlada fraasil mida vittu. Koosseisu pitsa, lugu Tahmanägu, räägib Eesti väikevaldadest ja nende omapärasest eluviisist. Sõnad siin künka tagas vallo nägi UFO sobib ülejäänud loo konteksti valati. Selle künka taga nägi Vallo UFOt, kui ta peale pulmi lõi. Kui keegi teab veel, kus tulnukaga seotud elementi on kuskil kasutatud, siis palun, anna sellest teada. Näiteks mina ise olen isiklikult käinud ühel festivalil aastaid järjest ühe karakterina filmist. Hea sõbra korraldatud suvine kokkusaamine, mis kasvas hiljem üles avalikuks ürituseks nimega Kõiguste festival, kaasnes alati mingi temaatikaga, mis väljendus kostüümi näol. Kaameraga teeme, või? Jah. Võta püksid maha siis. Esimesel aastal oli teemaks kauboid ja tulnukad. Ma tegin natuke mõlemat ja kehastusin tulnukast kuulsaks saanud Litsi Eveks, kes oli riietatud kauboiks. Järgmise aasta teemaks oli Vice City. Poogen läheb Litsi Eve. EV. Kolmas aasta Matrix. Nüüd, kui ma Eesti Vabariigi sünnipäeval vaatan traditsiooniliselt tulnuka filmi, siis uueks traditsiooniks sai see, et seal festivalil ma olen Litsi Eve. 4. ja seni viimane aasta Mehhiko. Jep, Litsi Eve. Tequila. Red Bull annab tiivad, Litsi Eve ajab kiima. Kui suur saladus see siis ikkagi oli? Ma ei tea, elad Kuusalus üksinda? Ei, no Kuusalus ikkagi inimesed teadsid seda. Ei, ma mõtlen nagu, kas sul on elukaaslane näiteks? Ja, me Kristiniga koos oleme seda filmi teinud siin. Okei, noh, siis talle vähem mõtlen, oleks näiteks elukaaslane, kes ütleb talle, et kuule, ma nüüd lähen seda tähendab koera edasi tegema. Ei, no lastel oli nagu selles mõttes kõige raskem, et noh, nad on selles mõttes, nad olid teadlikud, et me teeme seda filmi niimoodi, et me ei taha sellest rääkida, sest noh, muidu läheb kõik nii keeruliseks. Või noh, võib-olla ei oleks läinud, aga lihtne oli niimoodi küll. Igal juhul, et nad koolis, et seal teised õpilased küsivad, et kuule, kas su paps teeb tulnukat või? Noh, mida sa vastad talle? No, valetada ei tohi ja ei taha ja ei ole mõtet ja siis samal ajal nagu öelda ka midagi ei saa ja siis, et noh, siuksed need hetked võib-olla olid selle asja juures ja noh, ikka keegi vahepeal kuskilt kogemata moka otsast kuskil kellelegi midagi mainib ja siis keegi võtab ühendust ja ütleb, et kuule, ma kuulsin siukest asja ja siis on see, et no okei. Ära räägi sellest parem. Ausalt öeldes esimest korda ma kuulsin kõlakat, et film saab järje paar kuud varem, kui uudis ametlikult päevavalgele tuli. Ma hoidsin seda püha uudist enda teada ja jäin ootama ametlikku kinnitust. 24. jaanuar saadeti screenshot grupi chati ja asi korras. Järgmine päev avaldati ka filmi produktsioonifilma California sotsmeedias Valdisest foto. Vana hea tuttav oranž vest, lägapulks käes, ossid on tagasi. Aga üks detail ei lasknud mul enam rahus olla.
Valdisel on muhk otsa ees. Ei ole muhk. See on kood. QR-kood. Proovisin seda skännida, kuid tulutult. Ju tuleb lähiajal veel uudiseid. Saabus järjekordne Eesti Vabariigi sünnipäev. Isegi Vietnamis olles tuleb traditsioone hoida. Palju õnne Eesti! Seega avatud sai Eestist kaasa võetud konservikala, kohalik viin ja arvutist tulnukas käima. Ja siis, mis oleks veel parem aeg saada uudiseid filmi kohta, kui mitte just sellel päeval. Eesti 106. kingiti meile Tulnukas 2 teaser-trailer. Kõrvalmärkusena lisan, et ka president Toomas Hendrik Ilves on filmis suur fänn. Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui 5 aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega. Ole mureta, Postimees. Ma olen üsna kindel, et president Ilves ei ole oma meelt muutnud. Teaseris on rõõm näha tuttavaid nägusid, aga see paganama QR-kood on jälle vastu ahtimas. Kuid ühtegi piisavalt head nurka ei ole, et sealt midagi kätte saada. Kuna küsija suuvist ei lööda, kui see just Uku Uusbergi mängitud Raidu tegeleselt ei küsi, miks seda neandertaalit kutsutakse, siis ma saatsin Californiale sõnumi. Tere! Kas oleks võimalik saada kõrgkvaliteedis Valdise fotot? Tahan QR-koodi skännida. Olen proovinud pildi kvaliteeti parandada tehisintellektiga ja mis kõik veel. Ei õnnestunud. Loodan teie peale või siis ootan postitusi uue nurga alt. Tänan tähelepanu eest. Tere! Veidi kannatust selle kiire asjaga. Tasub oodata. Ja küll, mis mul siis ikka muud üle jääb. 18. märts ilmus netti filmi poster. Kas tõesti nüüd lõpuks? Kodulehel tervitab sind suurelt uue filmi pealkiri, täispikk video esimesest osast, 6 nuppu ja üle ekraani liikuv burger. Esimene nupp on nörriti, mis muudab video veebilehe keskel Tulnuka 2 tiiseriks. Nänn, veebipood mitmete tuntud fraasidega. Me ei tee ilma Valdiseta mitte munniga raisk. Mul tuli ühe tuttava sõbrale öösel tulnukad aknast sisse. Miks peab olema normaalne? Ja minu lemmik. Elu on ikka seiklus. 3. vajuta. Mine vittu. Türa. Tõemus sa ei tunne ära enda. Türa, panen praegu kannaga näkku vittule. Kuradi neandertaal raisk. Mis kurat see viga on? See on enne nii normaalne. Pilet. Suht iseenesest mõistetav. Tegijad. Vastu vaatavad väga tuttavad näitlejanimed. Inimesed kaamera taga. Operaatoril on ilus eesnimi. Ja taustaks mängib Uno Loopi septembrikuu päevad, mis on muideks ka esimese osa lõputiitrite muusika. Rääkides sellest muusikast, siis seal on taustaks siis väga selliseid klassikalisi teoseid Beethovenilt ja Mozartilt, et mäletan, et kui ma seda vaatasin, siis ma nagu ammu seda vaatasin esimest korda, siis ma ei pannud üldse seda tähele kuidagi. Nüüd ma vaatasin, et jõle lahe, et see lisab siukse midagi, mingisuguse eksistentsiaalse mingi asja sinna, on ju. Et siukse dramaatilisuse. Et kuidas sa sellele mõttele tulid, et siukest mussi sinna taha panna? No see oli niimoodi, et film oli lõpuks filmitud ja siis andsin selle siis monteerijale, kes pidi siis selle ka oma lõputööks ära monteerima, aga see monteerija andis mul tagasi selle filmi ja ütles, et ma ei oska lihtsalt teha sellest mitte midagi. Ja siis oli selge, et tuleb midagi välja mõelda, et see nii-öelda traditsiooniliselt kokku pannes nagu ei andnud mingit efekti. Aga see vabadus, mis tekib siis, kui sa nagu nii-öelda aru saad, et okei, seda sellest ei saa, sellest saab midagi muud. Ja siis hakkad sellele vaatama teise pilguga, et mis tal siis nii-öelda seal vaja on selleks, et see lugu edasi tuleks ja et saaks aru ja et oleks jõud sellele asjale. Siis kui ma sellele esimesele sauna plaanile, kus muda lihtsalt visatakse vastu ust, mis on iseenesest siuke väike loll sündmus just kui kuskil maakohas, aga kui ma selle Great Gate of Kiev sinna alla panin, siis sa said äkki aru, milliste energiatega seal tegeletakse ikkagi, et see on ikkagi nagu suurte maailmade kokkupõrge on seal on ikkagi midagi muud ja siis see nagu inspireeris edasi tegema seda sama asja ja siis vaatasid, et kui see klassikaline muusika koos sellise nagu kõrgkultuur versus siis see justkui see madal kultuur, et see kontrast kuidagi nagu
ta nagu lunastas need tegelased kuidagi välja sellest ja andis neile sellise suurema nagu missiooni. Viimane nupp, Tüm. Hetkel on seal ainult üks laul, kuid loodetavasti lisandub sinna tulevikus kogu filmi soundtrack. Keset rohelust! Ja selleks looks on Keset rohelust, mis kõlab ka Õrritajas. Esitajateks Van Tammets ja MC Mõlakas, kelle diskograafias rohkem teoseid ei ole. Kusjuures ka aadressi enda nimi on tammets.ee/Alien 2. Ma nüüd ei saagi aru, kas see on pildil Rasmus ise või mitte ning teisest tüübist ma ei oska ka rohkemat rääkida. Kes teab, võib jällegi jagada. Kes sul muusika sinna filmi valis? See on... Mina originaallooming. Rasmus ise. Sa oled ise teinud selle muusika? Ei, osad lood olen küll tõesti. Viimaseks veel lendal tagapuruks. See juhatab Google Mapsi, mille kohaks on märgitud kauplus. Kuusalus, kus toimusid filmivõtted. See sama legendaarne hamburger, mida Tulnuka filmis söödi, on pärit just siit Kuusalu külje all olevast kauplusest, mitte purksiputkast. Sellest putkast tegelikult ei ole kunagi purkse müütud. See oli hoopis mingi muu putka. Vahepeal oli lihaputka, vahepeal oli mingisuguste kommide ja putka, ma ei tea. Aga kui me selle filmi ära tegime ja siis me tõime need burgerid sellest teisest putkast, kust kohast me burgerid saime, siis ma olen kuulnud siin, vanad inimesed mäletavad, kuidas ikkagi seal purksi on müüdud kunagi, siis ma ei saa, et no ei ole müüdud seal purksi. No ega ma nüüd siia nagu sisu edasi rääkima ei tulnud, aga jaa, Valdis oli ära ja Valdis tuli tagasi. Et selles mõttes, et see 20 aastat justkui, mis ta kadunud oli siin filmis, see lükkabki selle sama filmiga nagu natuke tulevikku. Et ta on nagu siukene ulmekas ka nagu selles osas, et veits, et me saame veits tulevikku näha nii-öelda võib-olla. Mis žanr see on? Komöödia, thriller, ulme? Ta on romantiline tragöödia, ma ütleks. Jaa, väga hea. On ta on. Kõik on paigas. On ta on. No minu jaoks on. Kogu pere. Ma ei tea, kas Tulnukas 2. On ta ikka naljakas, kas rotipurksi süüakse, kas seal võib inimesed oodata kõiki neid roppusi jälle? Ma saan aru küll, mida nagu selles mõttes, mida sa küsid, et kas seda seal on. Ma arvan, et seda seal on. Kõik tahaksid ju teada seda selles mõttes, et kas see nüüd on see sama asi, mis ma umbes, et kas... Või see on see järjekordne nagu see nii-öelda buss on välja lastud ja toodud lavale midagi. Mina ei taha siukseid asju üldse rääkida, selles mõttes, et see ei ole üldse minu asi. Aga me tegime seda mõnuga. Ja Kuna filmi režissöör ei ole sisu kohta midagi jaganud ja ma olen seda videot pikalt teinud, siis paratamatult hakkas mu aju ise midagi kokku genereerima. Järgnev on minu enda jaoks loodud lõbus ennustus, et näha, kas ma panen midagi täppi või ma panen täiesti mööda. Hoiatus, siin võivad kõlada filmi spoilerid. Mina ei tea ju, türa ma ei ole filmi näinud. Esiteks ma tahan ära öelda, et peale seda, kui 24. jaanuaril tuli uudis, et Tulnukas Saavjärje, oli mu õnn üüratu. Ma ei teagi, kuidas seda täpsemalt seletada. Ma olen valmis seda armastama, ma olen valmis sellest pettuma, kuid eelkõige ma olen jällegi valmis seda analüüsima. Ma ju tegelikult ei tea, mida sellest oodata. See film lihtsalt ei ole väljas veel, aga ometigi on mu ootusärevus suur. Ja nüüdseks nädal enne esilinastust on mul mingid omad väikesed ootused ja lootused filmi suhtes, mis oleksid lahedad nüansid, kui nad oleksid filmis. Ja ma ei räägi isegi hetkel sisust kui sellisest, vaid ma lihtsalt loodan, et filmis kõlab näiteks Nublu laul, et asi saaks nagu täisringi peale. Või siis muusikarühmitus nimega FMMB on midagi muusika tarbeks kirjutanud, sest need kaks sobivad nagu rusikas silmauku kokku või nagu labides valdise pähe kokku. Su vanaema on liit! Või siis me näeme lihtsalt ära tegelased, keda me veel näinud ei ole, vaid oleme ainult kuulnud nendest. Vallo, kes nägi künkadaga ufot, Pässa Riks ja... Tuled olid olnud võimsamad kui Pässa Riksi tuunitud pemul. Film leiab nüüd aset 20 aastat hiljem ja võib käsitleda ja ilmselt käsitlebki hoopis teistsuguseid probleeme, siis mul on ka omad spekulatsioonid sisu kohta. See nii-öelda see teaser või selline, mille me kokku panim, kiirelt oli vaja sealt, siis leidsin ühe koha filmist, mis tegelikult sobib selleks teaseriks minu meelest väga hästi. Mis annab nagu edasi
väga palju, seal on neid nii-öelda, sa suudad sealt ikkagi välja näha. Toti kehastatud tegelasest Märdist on saanud sõna otseses mõttes karvane ja karvased olid ju täiesti tavalised inimesed, kes kaitsesid oma lähedasi hoovi peale tüli otsima tulnud tõllakate eest. Tundub, et Märt, mitte Avandi, Ott Sepa tegelase nimi on Märt. Tundub, et Märt on eluga persse. Nii on lihtsam. Tundub, et Oti mängitud tegelane on eluga edasi liikunud ja ei ole ekstaasis naasema vana elu juurde. Ometigi Valdise valvsa pilgu all ta oma kiharatest loobub ja dressi välja võttes on näha justkui mingit hirmu Valdise vastu. Mul on karvane tunne, pun intended, et Valdis ongi päriselt nüüd üksi või üks väga vähestest tulnukatest, kes on 20 aastat isolatsioonis olnud, seni kuni ülejäänud ühiskond on edasi arenenud. Nii, nüüd ma sain selle ka oma peast välja. Tegelikult, kui päris aus olla, siis mul ei ole otseselt mingeid ootusi, aga ma tean, et ilmselt paljudel on mingid ootused. Igaüks meist, kes on esimest osa näinud, paratamatult võib-olla ootab midagi, mida ta uues teoses näha tahab. Ja lõpuks kõik ei ole võimalik rahuldada. Kindlasti on väga palju neid, kes uut filmi armastavad. Kindlasti leidub ka neid, kes filmis pettuvad. Ja selle põhjus on iseenesest lihtne. Filmi esimene osa jõudis paljude inimeste südametesse ja jäi neid saatma ka edaspidises elus. Kellele see film kohe ei meeldinud, unustas selle ära ja teisest osast ei tahagi enam midagi kuulda ja tal ei olegi ootusi. Teise osaga, kes seda ootavad, on nüüd igal vaatajal mingi enda ootus. Võib-olla oleks parem, kui me laseme mõistuse tühjaks. Lihtsalt ise ei mõtle, oleme õnnelikud selle üle, et Valdis on naasenud tagasi suurele ekraanile ja me saame tema seiklustele kaasa elada. Ma ei tahaks rohkem öelda, kui et see film tuleb välja, mingi vaadake ja siis vaatame selle filmi ära ja siis võib rääkida millest iganes, aga ma lihtsalt tahan seda, mis ma tahan seda, et see inimene, kes seda ei oska oodata või tahab seda, et ta läheb sinna kinno, ta saab selle liti sealt kätte, et ta saaks selle nagu ilma selleta, et keegi on talle seda nagu hullult maha müünud või et ma võiksin nagu selles mõttes ju muutuda või ma ütlen, et kui ma hakkaks promoma seda ja rääkida, see on nii äge ja seal on see värk, uskuge mind, te saate uuesti selle sama asja, mis seal esimeses osas oli ja siis on nagu siukene, tundub see kõik on nagu siukene mingi jama, mingisugune jama, millega ma ei peaks tegelema, et see on nagu siuke, siin on selle film, fucking vaadake seda fucking filmi raisk. No nii nahhui. Lõpuks sai vist kõik ära öeldud, mis ma öelda tahtsin. Kuskile minifilmi konkursile seda esitada mul ei ole, aga mulle tundub, et mõnikord tulebki teha asju lihtsalt, et asju teha saaks. Mis sind ajendas sellist teost tegema? Vajadus teha filmi eelkõige. Kes tahab veel süvitsi minna, siis videokirjelduses on terve hulk artikleid, mida ma video jaoks kasutasin ning Google'dades on neid kindlasti veel rohkemgi. Kuid ärge ära unustage, Google on mull. Päriselu on palju suurem. Aitäh sulle, Rasmus, et sa oled sellise tükiga hakkama saanud. Ja ma ei oskagi sulle muud soovida, kui ufolaeva kõrgusel lendavaid ideid sulle ka edaspidiseks eluks. Aitäh sulle veel kord. Ääretult kahju on muidugi, et ma Eestis esilinastusel osaleda ei saa. Aga ma hakkan seda filmi niikuinii iga aasta vabariigi aastapäeval vaatama, nii et vast ei ole hullu. Nagu te aru saate, siis hetkel ma seiklen mööda maailma, sest nagu me kõik teame, siis elu on ikka... Oota. Elu on ikka seiklus. Vittu küll. Kepi püssi! Yeah! Kõik on putsis! Kuidas me siin kõik koos areneme kuhugi suunas, et keegi peab ikkagi nagu aeg-ajalt ise endaks jääma või midagi sellist, et nagu... Aga ma arvan, et seda hinnangute pelgamist on üha rohkem. Kuna meil nagu klikid loevad ja kõik see siukene, me oleme nagu täiesti nagu ise pannud ennast siuksesse lõksu, mulle tundub. Ja eks see kõik olegi see põhjus, miks ka nagu Valdisel on aeg tagasi tulla, et selles mõttes, et me ikkagi oleme selle uue normaalsuse sees ikkagi ka muutunud ikkagi suhteliselt pimedaks nagu mingisuguste ürgsete, veidrate nagu sellis mõttes nagu siukeste omadust ühesõnaga, Valdisel on aeg tagasi tulla, ma tundsin.